Seda bändi kutsuti Eesti rockmuusika üheks tõelisemaks kehastuseks. Ja just seetõttu, et jah, oli küll tollel ajal 60-ndatel, 70-ndatel, eriti 60-ndatel neid, keda inimesed said kuulata, vaadata, oma käega katsuda, kuid optimistid erinesid nendest kõikidest just ennekõike oma professionaalsuse tõttu. Ja professionaalsuse tõttu mitte ainult professionaalsete pillimeestena, aga ka sellena, et nad näitasid inimestele, et sellist muusikat tehes on võimalik ka ära elada. Minu kõrval on Eesti üks tolleaegseid noorimaid trummareid, kes astus optimistide koosseisu 12-aastaselt. Harri Kõrvits, tere õhtust! Tervist! Milles seisnes, Harri, sinu meelest optimistide legendaarsus? Ma arvan, et me olime sündinud õigel kuupäeval ja tegelikult ju me ei olnud üksi. See nii bändi tegemine, see oli üle maailma, miljonid noored tahtsid seda. Meil Eestis oli see kahjuks, nagu öeldakse, piiratud võimalustega, et ei olnud pille ja rahva soov oli metsik. See, et iga nädala lõpp võis olla see Mustpeade maja puu püsti täis, nii et tänava algusest rahvas ei saanud sisse. Miilits tegi teed, et laske ansambel ja see oli no, ma ei tea. Ja üks pluss oli see, et me vajutasime pedaali õigel ajal põhja, et me võtsime Väljamaa lood üle. Et kui oleks hakanud põlve peal seal oma repertuaari siis nokitsema 60-ndatel, võib-olla oleks hätta jäänud alguses. Ja seda tegi näiteks virmalised. Virmalised alguses ütlesid, et ei ole võimalik eesti keeles rockmuusikat teha. Aasta hiljem Kurmet ainult eesti keeles kirjutas. Nii et me võtsime need tipplood ja rahvas tahtis neid kuulata, raadiost ei tundnud, ainult klubides tuli ja see oli fantastiline. No kui muusikat tollel ajal eriti kätte ei saanud, siis pillidest rääkimata, kus kohas said tollased bändid endale instrumente, mille peal üldse mängida? No üks oli see, nagu vana jutt on, et saeti ise vineerist välja, teine oli see, et me pöördusime tollal klaverivabrikusse ja tegime kõik ikka täpsed joonised, mis värvi, kuidas lakk ja nii seal tuldi meile vastu. Ja tehtigi ja täiesti, ma ütleks, et üks ühele, ma ei tea, kõla poolest ja muud asjad, ja kas kael oli, need trummarid, see ei huvita, trummarid huvitasid trummid, trumme ei olnud. Ma mäletan, et ma mängisin tavaliste nahkadega, see Mustpeade maja läks seest nagu niiskeks, seinad olid märjad, kõik igalt poolt jooksis, nagu akna lahti tegid, sealt tuli ainult tauru ja trumminahad olid Aga see ei lugenud, ma saan aru? See ei lugenud, põhiline oli feeling. Just. Aitäh sulle, Harri, aitäh optimistidele tagantjärgi kogu selle muusika eest, mis te olete teinud, me läheme siitama.